Tere! Hirmus armas, et teid nii palju on ja väga vahva, et see teema huvitab, seks et see on tõesti hirmus kihvt teema, aga see on selline teema, et seda nüüd selgeks saada, et vot istun nüüd, olen koolis käinud ja nüüd ma teangi, kuidas teha. See ei ole nii. Miks ma sellise lause esimesena ütlen? Sellepärast, et taimemaailm ja seentemaailm on ettearvamatu. Nad on just niisugused, kus nad kasvavad. Näiteks meie oleme need, mida me sööme. On üks lause, eks ole ju. Aga taim täpselt samuti ammutab maapinnast igasuguseid toitaineid ja ühest kohast korjatud taim või seen, samanimeline ja teisest kohast korjatud taim ja seen ei pruugi üldse anda samade tehnoloogilise protsessi puhul sama tulemit. Olete kindlasti kogenud, sest ma saan aru, te olete siin tegijad ju, eks ole ju. No, ja nüüd veel sissejuhatuseks nii palju, et eriti viimasel ajal on see moodi läinud. See taimedega värvimine, no nii nagu viltiminegi, eks ole. Kes viltis ammu, aga nüüd vildivad peaaegu kõik, eks ole. Kes värvis kunagi ennem taimedega, nüüd tahavad väga paljud värvida. Ja see on väga tore, sellepärast, et ega siis taimede ja seentega värvimine, see arendab ju. Siin on ju hulk raamatuid, kui ma midagi teen, näiteks mõtlen, lähen, vaatan, oi, see taim, oi, ei tea, mida ta võiks anda, eks ole. Järelikult ma õpin ka taimed selgeks. Nii palju, kui see on võimalik. Sellepärast, et eriti ma arvan, et noortel inimestel jääb väga hästi meelde. Minul tekib juba selline probleem, et just praegu lugesin ja natukese aja pärast, et oih, mis ta siis nüüd oli, eks ole. Nii et soovitan väga, siin on taimedest Toomas Kuke, Eesti taimede kukeabits, kasutan Raali raamatut, tema on Maaülikooli õppejõud, temal on ka hästi paks raamat, ma ei hakanud seda siia tooma, nii et seda võite ringi lasta, kindlasti on teil paljudel see tuttav ja väga paljud asjad on mul sinna vahele pandud, millega ma olen proovinud värvida ja mõningad on andnud fantastilisi, positiivseid tulemusi ja mõningad on andnud mitte midagi. Aga öeldakse, et negatiivne tulemus on ka tulemus ja seda kajastab siis, kui ma võtsin nüüd 2 nagu seentestendi kaasa, need valged, nii et te ei pruugi teada, et mul pisarad jooksid, kui imeilus värviseen andis valge lõnga, eks ole ju. Aga ma tean, et ma nüüd sellega enam ei värvi, eks ole, nendes tingimustes. Nii et kui te hakkate tegema ja tahate proovida, siis pidage meeles, negatiivne tulemus on ka tulemus ja sageli vaatad veel väärtuslikum kui see positiivne, seks et see positiivne alati ei pruugi järgmine kord samasugune tulla. Selleks, et nüüd on väga palju ju raamatut välja antud. Üks hästi ilus värviline on see. Aga igal juhul ma tahan teile seda öelda, mida kirevam, ilusam raamat, seda tegija jaoks. Kas see nüüd tohib niisugune üldistus olla, aga suhteliselt sisutühi. Suhteliselt sisutühi, nii et vaadake seda raamatut ja muidugi see on tõlgitud raamat. Kõige parem raamat, näita palun seda, on see Klemola. Ma sain sellest teha jah, lase see ka ringi. Ma sain sellest teha, endale seda ma ei tohi ju ringi lasta ja näidata paljunduse ja see on kõige minu jaoks, minu kui keemiku jaoks, ma unustasin teile öelda, et mul on see niisugune poodleje, prošleje, keemiku taust, et ma vaatan nagu kõiki asju selle pilguga, kuidas kemism toimub.
ja siin on väga lihtsalt, väga asjalikult, väga tõepäraselt just nimelt selles Klemola raamatus räägitud, kuidas teha, mismoodi teha ja on ka toodud üks selline lause, kui me võtame niisuguse särava raamatu ja loeme, et oi, marjadega saab hirmus kihvte värvi. No kui me mustikat sööme, läheb, eks ole, näiteks mu valge pluusi peale must plekk, ilus, eks ole ju, kui ta ei oleks pluusi peal, lillakas veel, aga tal ei ole püsivust, ükskõik mismoodi sa siis temaga toimid, ikkagi ükskord saad välja pestada. Nii et väga kergelt saadud värvid, eriti marjadest, on vähe püsivad. Ja vaat siin nagu siis ütleb ka see Klemola sellise lause, et käsitöö on niivõrd väärtuslik, vill on looduslik, taimed on looduslikud, et ja töö, mida sa teed, on ju ka aega nõudev ja professionaalsust nõudev ja nüüd rikkuda ära seda niisuguse asjaga, et teed ilusast roosast mingisuguse kudumi esimese pesuga või vähe sellest päiksega või ükskõik, ühesõnaga muutub värvituks või teist värvi või noh, ühesõnaga ei ole enam see, nii et selles suhtes tasub kriitiliselt vaadata selliseid asju nagu ütleme peet. Peet annab küll värvi. Esialgu annab punast värvi, aga pärast hea juhul, kui beeži kätte saad. Ja veel on üks tõsiasi, olete märganud seda, et ma korjan punaseid taimi, eks? Näiteks punaseid moone, mul olid nii ilusad punased moonid. Ma korjasin neid, ma ei teadnud, mis on täpselt nende toimeained sees, sellepärast, et ega nüüd sellist asja, kus oleks kirjas struktuurvalemid. Keegi praegu ei ole tegelenud taimedega värvimise selles aspektis kemismiga. Et kui ma nüüd oleksin 18 ja läheksin ülikooli õppima keemiat, nii nagu ma omal ajal läksin, siis ma kujutan ette, on juba hoopis teistsugused tingimused, kuidas saab analüüsida, kuidas saab aineid eraldada ja võib-olla, et see tulevikus ka tuleb, aga praegu on põhiliselt ikka katse-eksituse meetodil. Katse-eksituse meetodil üldteadmised on olemas, aga tulem võib kõikuda. Ja toon siin ühe toreda jutu. 2002. aastal käisime Vormsi saarel. See oli Väinamere projekti raames. Ma ei tea, teist ilmselt siin kedagi ei olnud, aga meid juhendasid Eva Samuelson Gotlandilt. Tead Eva Samuelsoni? Roosi Kihnust, Marja Leskinen Soomest ja Kristiina Rajando, siis ta oli veel niisugune noor õppejõud. Siin on Vormsilt, aga nüüd ta on ju selles koolis Tallinnas. Muidugi Järsumäe Virve ja ühesõnaga niisugune seltskond oli seal siis koos ja siis me seal püüdsime siis värvida igasuguste looduslike asjadega. Just nimelt kasutades looduslikke peitse. Sellepärast, et need värvid, mis mul nüüd on saadud, on põhiliselt kasutatud peitsaineid, on kasutatud maarjajääd, kaalium, alumiinium, SO4, siis on vasevitrioli, rauavitrioli. Kroomdikromaati ei soovitata kasutada sellepärast, et see on mürgine, seda kasutatakse ka lahkade parkimisel. Aga võib kasutada. Võib ka täiesti ilma peitsita. Ma ei ole öelnud, mis on peitsimine, eks ole ju, mis on peitsained.
kui me keedame ühest taimest leotise või hakkame üldse seda tehnoloogilist protsessi, et saada värvitud lõng, millest see koosneb, see protsess? Kõigepealt taime või seene korjamine, number 1. Teine, temast tõmmise tegemine või kuivatamine või keedad ja siis hoiad nii kaua, kui ta säilub. Reeglina kipub ikka hallitama minema. Nii, saame tõmmise, siis edasi tõmmist saab lahjendada. Ja siis ühest taimest võib saada erinevaid toone, kui sa kasutad erinevaid peitse. Peits on siis see lisaaine, mis reageerib selles taimes oleva, keemilise ainega, mis annab värvi. Ja iga peits reageerib isemoodi. Sellepärast on meil võimalus saada ühest taimest erinevate peitsidega erinevaid värvitoone. Nii, tähendab, me jõudsime sinnamaani tõmmis on. Siis me lahjendame siis nüüd seda tõmmist või ei lahjenda, aga paneme siis erinevad peitsid siis sinna sisse ja lõng peab olema ka ette valmistatud. Lõng peab olema märjaks tehtud. Lõng peab olema niiviisi, et struktuur oleks korralikult niiskunud, et ta peab olema ka pestud, et ei oleks seda lanoliini, mis on tegelikult rasv ja mis ei lase siis peale võtta reaktsiooni toimuda, eks ole. Nii et lõng peab olema ka ennem töödeldud. Ja soojas leiges vees selleks hetkeks, kui meil on tõmmis tulel ja me võtame, kirjanduses on erinevaid, kui te hakkate neid raamatuid lugema, üldist löötakse, et keedetakse. Sõna keetmine maha tõmmata, kuumutatakse. Ja isegi kui öeldakse keedetakse, siis üle 90 kraadi lõnga ei kuumutata. Väga mitmel põhjusel muutub hapraks. Väga mitmete peitsidega läheb veel hapramaks. Nii et maksimum on kuni 90 kraadi. Ja siis on võimalus teha mitut moodi. On olemas erinevaid viise, on olemas eelpeitsimine. See tähendab seda, järgmine raamat, see tähendab seda, et võtad lõnga ja ennem töötled teda peitsainega. Vastavalt nendes kogustes, retseptuuri võid ju raamatust välja vaadata, eks ole ju. Tavaliselt võetakse maarjajääd 4% lõnga kogusest ja neid vitriole kusagil 4%. Aga need protsendid ja lõnga kogus, siin ei ole midagi absoluutset ega nii-öelda apteegi kaalumist. Sellepärast, et ikkagi toimeained on erinevad, nii et sa ei pruugi täpselt seda sama saada, aga umbes täpselt, mul on ikka kaal olemas, kaalu järgi ma muidugi teen. Ja siis me paneme selle töödeldud lõnga, paneme sinna nõusse, kusjuures nõudel on ka väga oluline osa, kas emailitud või roostevaba. Ei mingit alumiiniumi, mis annab reaktsiooni. Ja siis hoolikalt paneme sinna sisse, siis hoolikalt natukene segame, ei pea niiviisi paaniliselt keerama kogu aeg, et pudrukõrbeb põhja ei pea, aga natukene siiski. Samas ei ole ka soovitav, et lähed pikaks ajaks ära ja ikkagi põhjas võib teise kuumusega, teise värvitooni saada. Nii et mõõdukal segamisel ja vähemalt, jälle kirjandusandmed on erinevad. Mõni ütleb, et 3/4 tundi, mõni ütleb, et tund.
no mina olen ikkagi niiviisi peaaegu 2 tundi, sellepärast, et olen tähele pannud, et mida kauem ta siiski selles lahuses on, seda värvikam jääb. On käinud grupid ja oleme teinud, noh, aeg piirab, eks ole. Aeg piirab, tunniga saame. Aga siis on jäänud mõned niisugused väikesed vihid on, igaüks saab omale siis vihi, eks ole, ja väikesed vihid on ja sageli on jäänud mõnda potti, mõni viht veel. Ja kui ma siis õhtul hakkan potte pesema, siis ma vaatan, oi, kui ilusad värvid siin veel tulevad, ühesõnaga tumedamad, lihtsalt tumedamad. Nii et niisugust, see kõik tuleb, kuidas ma ütlen, praktika. Teed ja siis saad aru, ahaa, ükskord läheb mingi asi oma arust untsu, aga tegelikult tuleb välja, et ohoo, ei läinudki untsu, veel parem tuli. Ja siin on veel üks raamatuke, Efeliine Liiv on niisugune päris nii, noh, suht lihtsalt teinud neid asju ja seda võib ka vaadata niiviisi, aga põhiliselt toonid, mida me saame, no teate, mis värvid on, mis me põhiliselt ikka saame. Kollased, rohekad, pruunikad, hallikad, punast saame. Olen mina kodumaistest taimedest saanud madarajuurtest. Punapeedist esialgu saab. Ei, see on hea küsimus, sellepärast, et algul tundub, et saad. Vaevalt peeži saad, eks ole? On ju? Mul jäigi selle kandi pealt, kuna ma ei ole ette kirjutanud seda loengut, siis mul jäigi selle poole pealt natukene ennem katki, et kui sa korjad niisugusi taimi, mis annavad, võtamegi punase, eks ole, mõtled kohe, punapeedist, eks ole, värvib ära kõik mul riided, pean punast saama. Ei saa. Saad vaevalt beeži, heal juhul. Või pruunika, oleneb, mis peitsaineid sa kasutad. Aga näiteks hakkasingi rääkima, et punased moonid. No nii ilusad. Korjan kõik oma moonid, naabrinaise moonid, ümbruskonna moonid. Ja teate, ma sain vaevalt hele, beesika, kui ma tahtsin näha, et seal toon midagi on peal, eks ole ju. No ei ju tule. Ja kui nüüd hakkame värvima, siis esimene asi, neid peitsi nimetusi, mis ma lugesin, neid on muidugi palju, neid viinakivi ja tinakloriid ja on mõningaid asju, ma ka ei tea, öeldi, et üliõpilase apteegis saad, läksin küsima, pole kuulnudki, eks ole. See on Soome alluv küll. Nii et mõnda asja ei teagi, mida ja kust saab. Aga on ka mõni maaletooja tekkinud. Pärnu lähedal on üks Liis, kes toob ka igasuguseid kemikaale, aga tema toob muidugi neid, mis on välismaalt, eks ole. Indigot teate, indigoga saab sinist, on ju. Ja nüüd, mis oleks meil kodumaal, mis meil siin oleks sinine? Mis te arvate? Millega saaks sinist? Homme vaatame, ma käisin, see põdramokk seal, ma käisin otsimas põdramokka. Täna nüüd panin juba kuuma vee sisse. Ta peaks olema hästi juba limaseks läinud või, aga vaatamata sellele, et meil kogu aeg vihma sajab, ma tean täpselt, kus meie metsas peab põdramokk kasvama, kus neid on palju ja kui ma seisan ja ootan ja vaatan, siis tuleb välja, et ega ei olegi neid tänavasta nii palju. Ja näed, aga ühesõnaga, sul peab ka olema niisugune usk, et see on sinine. Nüüd, kui vaatad, mul on seal põdramokk olemas, võid vaielda, missugune nendest siis nüüd sinine on. Natuke sinakas on, aga mitte
eriti, aga esialgu ma tahtsin öelda, et Maarja jää on kõige neutraalsem peits, millega saad nagu algul peitsida ja ta annab sulle selle, mis selles on head värvitooni. Kui sa paned näiteks vasevitrioli, reeglina ta toob välja rohekad. Rauavitriol toob välja rohkem hallikad toonid, aga Maarja jää ja ilma ütleme peitsita, tuleb see, mis tal ütleme normaalselt on olemas. Nii et esialgu ma soovitaksin proovida Maarja jääga. Nii, põdramokk, no millega veel võiks saada siis? Tead, selle uriiniga oli siukene värk, kui me nüüd olime seal Vormsil, siis proovisime ka. Ja selleks on üks ohakas, mis kasvab mere ääres ja Roosi oli kaasa toonud ja siis hakkasime seal, väikeses ilmad ei olnud ka eriti soojad ja väikeses köögis me seal tegime ja Roosi ja Virve läksid siis omavahel niiviisi vastakuti. Üks ütleb, et peab olema vanamehe kusi, teine ütleb, et peab olema noore poisi piss. Nii, keegi meie meestest vanameheks ei tahtnud ennast tituleerida, veel vähem siis seda meile annetama, aga väike poiss oli nii nõus. Ja siis me tegime küll ja päris 2 päeva me seal olime, rohkem 3 päeva olime, 2 päeva see hapnes meil ja haisu oli küll, aga niisugust erku sinist ikkagi ei tulnud. Nii et vaatame, mis homme siis põdramokk siis meil teeb. Kui teil näiteks täna, kui meil lõpeb ära ja te teate, kus teil on põdramokkasid, minge korjake kohe, mida paneme homme juurde ja teeme sellepärast, et mul ei olnud väga palju. Võib-olla üks niisugune ämbri täis oli, aga mitte rohkem. Lõnga värvida peab sul olema, neid, sellest ma ei ole veel rääkinud, taimi 3, 4, isegi kuni 10 korda rohkem koguseliselt. 100 grammi, eks ole, lõnga, pool kilo lehti näiteks, aga kuule, pool kilo kaselehti näiteks, eks ole ju, kui palju see on. Ja tema oli siis tubli tüdruk saanud ikka nii palju, ta õnneks niisugune väiksemat kasvu ka ja kleenukene ja hakkas omale siis kampsunit kuduma. Ja ütles, et teeb hästi ilusa suure mustriga, et siis läheb vähem lõnga ja natukese aja pärast helistab Tiiu, appi, sa oled keemik, ütle nüüd, tegin nii, panin nii mitu liitrit vett, nii mitu grammi seda, eks ole, peitsi, nii mitu seda, nii kaua kuumutasin, nii mitu kraadi ja nüüd on kampsun niiviisi, et üks varukas on valmis, teine on siiamaani. Ütle, kuidas ma nüüd veel teen? Mõtlesin, aruta teine varukas ka siiamaani ära. Ja mõtle, mismoodi sa siis edasi teed, et seda, et sa täpselt järgmine kord sama, kui sa täpselt niiviisi teed, nagu sa oled üles kirjutatud, teise taimega, teisel ajal korjatud, seda ei tasu unistada. See võib juhtuda, aga see ei pruugi nii olla, eks ole ju. Et ma mitte ei räägi sellepärast, et negatiivses mõttes, aga oleme realistid. Nii on. Ja võib-olla sellepärast on ka niiviisi, et neid niisugesi kindla peale raamatuid ja ka kindla peale uurimisi ei ole tehtud, seks, et need, kes on, ütleme, jagavad ära struktuurvalemeid ja saavad aru, kuidas miski asi reageerib, need saavad aru, et see asi ei saa üheselt toimida. Aga ütleme, tädimaalid, niisugused nagu mina, kui proovin ja välja tuleb, fantastiline, eks ole ju, kui tulemiga veel rahul oled. Et ikka katse-eksituse meetodil on nagu see kõige õigem. Ja kui me siis oleme nüüd see tund aega kuni 90 kraadini,
ja 90 kraadi juures ka hoidnud, siis me saame ju kepikesed, puukepikesed on olemas, eks ole, saame vaadata, mis värv meil on, saame võrrelda teises potis, teise peitsiga tehtud. Ja siis kuidas edasi, kui me oleme siis juba värviga rahul, siis me võtame ta välja, loputame leiges vees, algul soojema veega ikka, pärast leiges vees, päris mitu korda. Ja siis võime kasutada kinnitit. Kas siis soola või reeglina kasutatakse äädikat. Ja eks peitsainetki on olemas. Tavaliselt on ju soolad, need, mis ma lugesin siin ette, kaalium, alumiinium, maarias ja see on ju ka SO4 sool. Aga võib ka teha aluselisega, näiteks nuuspiritusega, jah, mitte NH3, vaid NH4OH, eks ole ju, sellega. Ja siis muidugi ei ole mõtet happe sisse panna, sellepärast, et alus ja happe annavad vee. Et seda peab siis ka nagu ikkagi natukene peab mõtlema, kui sa midagi teed. Ja siin ma olen siis võtnud neid seeneraamatuid. Muidugi kõige parem raamat, mis mulle meeldib, see on see meie oma meeste tehtud Vello Liiv ja Kuulo Kalamees, 400 seent, eks ole. Ja selles raamatu ma sain ilusasti ära päästa, sellepärast, et jäi ta mul värvimise tuhinas, jäi vihma kätte. Aga ma panin talle nii palju neid paberid vahele, et lõpuks sain. Vaat praegu mul on see sügiskorgits, aga ma ei ole sellega proovinud veel. Näed, see on niisugune. Siin tema juures peab ka maakeel olema, on siuksed. Ja siis näete, isegi seened, sügiskorgits ja tumehelvel on peaaegu sarnased. Jumal tänatud, nad ei ole söögiseened, eks ole ju. Kõige parem värviseen, kui seentest räägime, on verkjas vöödik. Sealt ta on 3. Ta ongi nii suur, ta ei olegi suurem. Ja mitte ainult verkjas, on ka sahvranvöödik, on veel tumevöödik. Ja mina tean täpselt, kust ära keerata, kui pidulast kihelkonnale sõita ja kuidas metsa minna. Aga mitte alati ta ei kasva seal, mitte iga aasta ei ole. Nii et temast on võimalik saada natukene punakat. Ja vanasti, nii palju kui ma olen lugenud lihtsalt niisuguse raamatuid, on mul meelde jäänud, et indiaanlased kasutasid oma juuste värvimisel vöödikuid. Et see andis ka juuksele, see tähendab karvadele siis värvi. Nii et vaat, näete, see on siis kodumaine. Need põhjalaseened on ka vahvad, aga ikkagi see sama jutt jälle juurde, kus kasvanud, sealt on tal ka ained sees, mida teatud tingimustel me oskame välja võtta, eks ole ju. Ja olen ka, siin on kübarnarmik ja vaat nende puuseentest olen ma päris ilusaid puuseentest olen ma päris ilusaid värve saanud. Aga jälle, kus neid puuseeni siis jälle niiviisi on nii palju, eks ole ju. Nii et minul niisugune proovimine ja tegemine on vahest niiviisi, et saan mõned seened või mõned taimed, siis mul on väikesed potid, nii-öelda laboratoorium ja siis ma kas või taas pliidi peal, köögis pliidi peal proovin ära ja kui siis seal tulem on, siis saab juba suuremalt niiviisi proovida. Nii et vaadake neid asju siis ka, neid torikseeneid ja need on päris vahvad. Ja siin mul on siis nagu kirjutatud, et kevadel varakult on kaselehed ühed väga tänuväärsed.
ja annavad rohekas kollaseid värvitoone ja Sirel Leenat te kõik teate, eks ole. Leenakene hakkas värvima ja helistab mulle, et tead, et vot mul on, ma ei tea, nii mitusada kilo lõnga, et ütle palju mul mitu kaselehte mul vaja on. Ja kui ma siis talle ütlesin, et korruta 4, siis oi. Noh, niiviisi, et see sellega. Kasekoorega, kollakas roosad lausa on siin. Lepakoorega olen proovinud, olen pruunikas kollaseid saanud. No lepalehti, meie metsast lepad ei kasva millegi pärast. No siin on öeldud, et toominga koortega saab roosakat. Aga minule ei ole toomingat nii palju olnud, et ma oleksin neid saanud koorida niiviisi.